Homne Tallinna päeva eeltähistamine algab algklasside jaoks spordipäevaga 11 Tallinna sportlikumas koolis. Kavas on erinevad jõuproovid, mõõduvõtud ja osalusmängud. Paljudesse koolidesse lähevad külla tuntud sportlased, kes teevad selle päeva laste jaoks kindlasti põnevaks ja see tund ja see spordipäev saab olema sootuks erinev tavalisest. Koolidesse on minemas kahekordne olümpiavõitja Kristiina Šmigun-Vähi, olümpiavõitja Gert Kanter, kes on olnud ka Tallinna parimad sportlased, siis ka linnapea isiklikult läheb tundi läbi viima. Tallinna noori vanuses 14+ oodatakse aga arutlema osaluskohvikusse Noorte Tallinn. Kohtumine toimub Zoomis nii eesti kui vene keeles ja on eelregistreerimisega Facebookis. Meil on 3 erinevat teemat. Üks nendest on noortepärane linnaruum, siis teine teema on vaimne tervis, kus me natuke arutamegi seda, et kuidas koroona-aasta on mõjunud noorte vaimsele tervisele ja kuidas siis, mida teha. Ja 3. teema on võimalused noortele Tallinnas. Ehk siis millised need võimalused hetkel on, kuidas info nende kohta noorteni jõuab. Lisaks tasub homme jälgida ka Lasnamäe linnaosavalitsuse Facebooki lehte, kus linnaosavanem käib otse ülekandes läbi uue jalgrattatee Kadrioru ja Tondiraba vahel. Räägin nii Tondiraba pargist, räägin uuest rattateest ja räägin selle piirkonna ajaloost, kuna tegelikult Pikki Liikuri tänavad on kunagi asunud lennuväli ja kogu see piirkond, kus see teha ka polema, nagu näiteks Kurepõllu asum, on väga huvitava ajalooga koht ja tahan tutvustada nii meie projekti kui ka meie piirkonna ajalood.